Läti kastis. Oi, poistis käib see pall ära. Ühemehelise müüri lätlased ette pannud. Tuleb see pall sinna taha posti ja kas saame löögile ka, saame seal esimese palli kätte. Saab seal veel proovida ja see pall maandub Freimannise kinnaste vahel. Nii ja lätlased saavad palli kasti ja nüüd Pollin pillab selle palli ja Läti läheb seda kohtumist 1-0 juhtima. Number 18 tundus see mees olevat, Alex Šerbinskis. Ja on siin libe väljak ja keerulised olud ja Ollin jättis selle palli sealt, lasi käte vahelt lahti ja lätlane oli kohe jaol. Viib sinna äärele nüüd uuesti Kirsipuul Kaaresele. Kaares, kas tekib löögikoht ka ja tekib löögikoht ka ja Kaares lööb ja maandub see pall Läti väravat Freimanises üles. Ensalu teda taga jäämas, aga paneb sinna diagonaalpalli paremasse äärde ja see lendab üle Kirsipuu pea. Lätlane toob selle palli kasti, kas on Kahro pall? Ollini pall, vabandust. Kahro siin vahel, Mihhailevski saab selle palli. Siin juba lätlane tahtis Mihhailevski särk ja endiselt Mihhailevski läheb löögile ka, aga see löök on selline paar meetrit üle värava. Siin väga mänguseisakuid olnud ja on küllaltki tempokalt see esimene poolek siin kulgenud. Nüüd on Kahro läbi. Ensalu küsib ääre pealt, saabki selle palli. Ensalu viib selle palli kasti sinna taha posti. Oi, kui napilt ei ulatu selle pallini Karl Tristan Loorents. Enamike ohtlike olukordade juures olnud ka mingis rollis. Ja nüüd võidab Kaares suurepäraselt selle palli tagasi keskväljal. Saame tulla kiiresse. Ja nüüd on Ensalu siin ääres minemas, nüüd on võimalus. Ensalu läheb löögile ka ja lööb, aga lööb selle palli üle värava. Ja siin on 1-1, siin on 1-1. Suurepärane algus taaskord 49. minutil Eesti koondis viigistab. Nii nagu 2 päeva tagasi, nii ka täna. Suurepärane algus teisele poolajale ja vaatame kohe, kes selle värava ära lõi ka. Tuleb see tsenderdus kasti, ei tule, tuleb sinna kasti taha hoopis Krambergile löögile, Kramberg lööb, see pall on seal kastis lahti, pall on veel lahti, Loorents sai lüüa, veel on pall lahti. Ja nüüd saavad lätlased selle klaariks. Keskväljal Kramberg võidab selle tagasi. Läheb sealt Ensalu. Ikka Ensalu viib selle palli kasti ka ja saame sealt löögile ka ja Läti väravat tõrjub, kes pall on lahti ja lõpetab Läti väravahi Freimannise kinnaste vahel. Ja sammul on seal vahel, on sammul olnud 2 mängu jooksul väga silmapaistev. FC Flora U21 võistkonnas see aasta tublisti mänguaega saanud, aga siin oli nüüd kauglöök Kaareselt ja Läti väravat on sunnitud selle palli sealt altnurgast tõrjuma. Lühikesega tagant, aga siin on keskväljal paha palli kaotus ja nüüd on niisugune 3-3-le võimalik tulla. Aga see jõuab sinna vahele, saab lätlane löögile ka, Ollini teeb suurepärase tõrje. Panna ka ja tõrb selle palli, nüüd on juba palju uuesti kastis ja siin on lätlaste 2-1 värav. Lätlaste 2-1 värav, tuli see tsenderdus ja Nikita Ogienko selle palli värava nurka suunab. Vaatame siit uuesti audist. Mängiti tsenderduse peale ja sealt Ogienko tuli tagant hooga ja ei olnud. Kohtunik on vilanud, vaatame nüüd. Läheb lööma, lööb ja toob suurepärase tõrjega Ollin selle palli välja. See pall seal kastis lahti, aga ei saa sealt löögile. Kas nüüd tekib võimalus? Sammul sai sealt proovida, kas saame veel seda palli proovida? Ja ei lähe see pall sisse, vaid lõpetab Freimannise käes. Oli väga ohtlik olukord ja võimalus. Oi, nüüd on hea võimalus siin. Läti on läbi ja siit on 3-1 tõsiasi. Siit on 3-1 tõsiasi. Pääses number 14 Alim Saveljev sinna liini taha ja 70. minutil on Eesti U17 jäänud Läti vastu. Aga siit Eesti saab palli mängu panna. Tuleb kõrge pall sinna kasti. Freimannis on väravast väljas ja see pall on sees.
see pall on sees, Eesti lööb ühe tagasi, siin on veel mängu, siin on veel mängu. Gustav Georg Hermann. Nüüd saab siin Visse, paneb sinna Tominga selle liini taha, kas Tomingas jõuab ja seal on Läti väravad suurepäraselt vahel. Kõrre oli seal ääre peal hästi läbi pääsemas. Pääsenud. Nüüd siin lätlased keskväljal võidavad jälle palli tagasi. Natukene on läinud selliseks nii-öelda jookse ja mänguks. Tuleb siit löök ja see löök läheb mööda. Ilgelt mingites olukordades juba natuke aja peale mängitakse, aga nüüd on siin lätlane läbi pääsemas ja Olliniga silmitsi ja Ollin teeb suurepärase tõrje sealt eest riistnurgast. Nüüd jäeti siin kuidagi vabaks 3 lätlast ja nad saavad seda palli edasi hoida siin. Hästi söödetakse, Läti on jälle kastis ja siit tuleb löök ja see löök on tagumises riistnurgas. Pombans paneb selle mängule sellise punkti. Jah, 2-4 Läti koondisele ja number 11 Pombans selle värava autor. See oli tõsiselt ilus löök ja ei olnud seal Harli Ollinil. Kahjuks eestlastel enam armuaega ei ole ja siia see mäng lõpeb ka. Balti turniiri teine voor, Eesti-Läti U17, mänguseis 2-4. U17 koondise keskkaitsja Ronald Sammul tänasest Balti turniiri teise vooru mängust 2-4 kaotus Lätile, et kuidas siin siuke 10 minutit peale mängu selle olukorra väljakult vaadatuna kokku võtaksid? Ma arvan, et väravad ja kõik see tuli, ma arvan, peamiselt kassi kaitsmisest ja ka sellest, et tähelepanu oli mängijatel kuskil teises kohas, ehk siis mulle tundus, et peale meie esimest väravat võtsime natuke lõdvaks ja siis sealt siis läks nagu mäng nii nagu läks. Et siin kohati liiga kõrvalt vaadates natuke déjà vu selle kolmapäevase Leedu mänguga, et tulite jälle väga hästi riietusruumist välja, lõite viigivärava, aga ei suutnud seda viigiseisu siis kuigi kaua hoida. Et mis teil seal riietusruumis räägitakse seal poolel, et tegelikult väga hästi võtate ennast kokku? Meile tavaliselt räägitakse, mis me peaksime paremini tegema, et läheks ja siis alati meil see Henrik Nälk alati hype-upib meid, et ütleb meile paar energilist sõna ja selle tõttu me kindlasti tuleme riietusruumist selle tuhinaga välja, mis siis aitab meid igati. Isiklikus plaanis ka ühena vähestest 2 mängu 90 minutit, Flora U21 võistkonnast tublisti mänguminuteid sel hooajal all, et kas tunned, et oled ka mingi arengusammu lävel? Kindlasti arvan, et mul on ka hea meel, et ma saan nii palju mängida, et ma arvan, et areng tuleb ainult siis, kui väljakul oled, et see on hea. Pühapäeval Soome, mis plaan? Selle peab veel üle käima, et see on treenerite otsustada ja kindlasti tuleb mingid punktid kätte saada.